donne speciali che sono madri ed amanti e conoscono bene. Tere! Et meie oleme siis jälle reisile tulnud ja praegu me oleme juba Ungaris. Et tegelikult me hakkasime juba eile tulema kodunt. Täna on meil 29. mai 2022 ja eile hommikul me juba startisime kodunt, ööbisime Varssavis nagu ikka, American House Ennelas ja tänase päeva oleme siis sõitnud. Selja taga on meil Tšehhi ja Slovakkia ja praegu oleme siis Ungaris ja plaan on siis õhtuks jõuda Horvaatiasse, Zagrebisse ööbima. Aga üleüldine reisi sihtmärk on meil siis Albaania, Montenegro ja Bosnia-Hertsegoviina. Et kõigi eelduste kohaselt homme me hakkame siis sealt Zagrebist sõitma edasi ja homme peaksime jõudma siis Montenegrosse juba Kotori linna, kus meil on 2 ööd. Ja mis veel? Palju meil reisipikkus on meil siis peaaegu 4 nädalat. Jaanipäevaks tahaks koju tagasi siis jõuda. Jaanipäevaks päris ei jõua? No 23. pidime jõudma. 24. Või 4. No jah. See ka sobib. Aga praegu me oleme siin Ungaris põldude vahel. Nüüd jõudsime mingisse linna. Sedasi. Ilm on meil pluss 15 peale langenud. Suht jahe on jah, aga vahepeal oli ikka pluss 20. Aga jahe on ta ikka. Kuidagi tuul on nagu jahe ja külm. Aga ma loodan, et meil seal Balkani maades, et seal on kindlasti soe. Tahaks loota vähemalt. Aga praegu sõidame siis edasi ja plaan on siis jõuda Horvaatiasse varsti. Praegu on muidugi veel terve Ungari ees, aga küll me jõuame. Ja siis leiame oma hotelli üles ja siis vaatame edasi. No nii, oleme siis jõudnud vahepeal Horvaatiasse. Siin on natuke juba mägesid maha. Vabandust. Aga muidu me oleme praegu lihtsalt siin bensukas. Tegime peatuse. Ja lõvi on siin. Harvi läks korra sisse. Ja siis sõidame edasi, et meil on veel umbes 130 kilomeetrit vist on hotellini veel. Et siis jõuame oma Zagrebi hotelli ja tänane päev saab sellega siis läbi. Aga no ma hotelli kindlasti ikka näitan ka veel, nii et lihtsalt tahtsin mägesi näidata, need on lahed. Jõudsime siis oma Zagrebi hotelli. See on siis Best Westerni Airport Hotel Stella. Ehk siis ta on Zagrebi lennujaama hotell. Aga ta ongi selline mõnus. Maja on ilus ja 1 ööks täitsa hea ilmselt. Ehk siis vaatame ka, kuidas tuba on. Parkla on siin sama sees kohe. Nii et lähme tuppa ja vaatame. No nii, saime siis tuppa, et näitan toa ka kiirelt üle. See peaks olema siis king size tuba väidetavalt. Ma tegelikult arvasin, et on mingi istumisnurk või mingi siuke asi ka, aga ei olegi midagi. Ma näitan vannituba ka või? Jah. Tšau. Tšau. No võt, vannituba on siis selline. Nagu ikka, siin ukse taga on siis tuska ilmselt. Nii ta on. Tere hommikust. Harvi pakib asju. Ja meil on siis esmaspäeva hommik, 30 mai. Ja täna me siis nüüd siit Zagrebist suundume Montenegrosse.
et tundub, et see saab olema siis nagu nii-öelda esimene puhkusepäev, et siia me ainult sõitsime. Aga et nüüd siis saame hakata lõpuks nautima, et eeldatavasti juba nii lõunapaiku äkki oleme siis Montenegros ja esimene öömaja on meil Kotoris, kus me siis 2 ööd oleme. Aga nüüd siis hakkame sõitma, et umbes 600 kilomeetrit vist on sõita. No nii, et oleme siis sõitmas praegu mööda Horvaatiat allapoole, pikki Horvaatiat, aga teed on lihtsalt lahedad, mäed on ägedad ja nüüd on ilm ka läinud normaalseks, et ennem sadas vihma, kohe jõuame tunnelisse. See on nii hea lühike tunnele. Ja temperatuur on meil ka juba tõusnud, juba on 19 kraadi, vaata. Et alles oli meil 9, sest vihma täiega sadas. Siin külje pealt ka saan näidata. Aga sõidame siis edasi. Meil on veel pool Horvaatiat ikka ees veel sõita. Aga ilusad vaated. Meie oleme siis nüüd Bosnia-Hertsegoviinasse jõudnud. Et piiri peal pidime passi näitama ja kas sa räägid, mis sa piiri peal tegid või? Mina sõitsin Talli punktist mööda. Tolliametik pidi karjuma, mulle järgi tule tagasi. Ja, hooga mööda kohe ja siis kutsuti tagasi. Aga käisime siin tankimas. Kohalik raha, siin on konverteeritav mark, on see kohalik raha ja kütuse liiter oli 3,20 kohalikus rahas ja siis tankisime 47 liitrit ja maksime 78 eurot, nii et tegelikult on ta soodne ikkagi. No nüüd meil on natukene maad, on siis seda Bosnia-Hertsegoviinat ja siis me sõidame edasi, siis peaks jõudma Montenegro piirile. No, tegime väikse jalasirutuspausi, aga milline vaade? No vaata. Nii ilus. Oleme siin Bosnia-Hertsegoviinas siis praegu veel. Veel üks jalasirutuspaus siis Bosnia-Hertsegoviinas, et seda vaadet korraks nautida. Vaade on äge küll, aga sodi on nii meeletult igal pool maas, ma näitan seda ka. Vaata üks klaaspudeleid ja asju, kõik on nii palju. Nagu Inimesed on nii lohakad. Lohakad on, must on küll. Kõik räppas maad. Aga loodus on selle eest vägev, vaated on ilusad. Et jõudsime üle piiri. Ja võt sellised vaated avanevad siis kohe. Super ilus. Naljakas oli see, et piiri peal löödi meile tempelpassi, mida ei mäletagi millal või kus oleks veel tehtud, aga siin tehti. All on mingi linn. Aga ilus. Aga nüüd sõidame edasi oma hotelli poole, mis on siis Kotoris. Nüüd üritaksime siia praami peale saada. Vaatame, kuidas meil see õnnestub. Järjekord läheb siit. Saame peale. Saame üle selle lahe sõita. Üle Kotori lahe, see on Kotori laht. No nii, saimegi siis praami peale. Et 4,50 maksis see autopileta. Ma ei tea, ta üle sõitma pidi vist ainult mõned minutid siit üle Kotori lahe siis saame. Sõidame siis. Nüüd siis sõidame hotelli mööda nii kitsast teed, et siin ei mahu teineteisest mööda, et kui keegi tuleb, praegu nüüd autod tulevad, siis jääme seisma lihtsalt ootame, kuni nad mööda lähevad.
ja siis saame kiiresti jälle ise edasi minna. Vaated on lihtsalt küll nii super ägedad. Ja siit nad tulevad jälle. Ai, Neba jäi nüüd ootama, me saame mööda. Nii kitsas, see on ka päris, ma ei tea, aga ilus. Ilus sellest. Nüüd jälle tuleb vastu ja päris hullumaja. Aga noh, nii me hotelli jõuame varsti. Jõudsime siis oma hotelli kohale, see ongi selline pisike hotell. Hotelli nimi on Rendezvous. Ja ta on sellis vanalinnas hästi siuksel kitsal tänaval. Siit näitan. Ja ma tuba näitan pärast poolest. Me juba nüüd viisime asjad tuppa ja siis me läheme. Et me lähme käime söömas vahepeal ja siis kui tagasi tuleme, siis näitan tuba ka. Tulime siis siia samasse meie enda hotelli restorani sööma. Rendezvous hotell, nagu ma ütlesin. Kohe varsti hakkame sööma. Arvi tellis endale grillitud tuumikala ja minul on siis grillitud lõhe. Ja väike vein ja kohalik õlu. Mis õlu sul oli? Näita korra seda pudelit. Mingi Nixisko õlu pidi olema hea. Ja arve oli meil kokku siis, joogid olid 7 eurot ja toidud olid 32 mingite sentidega. No nii, et täidan siis oma lubaduse, et lubasin tuba ka näidata. Et on meil siis siin voodi ja telekas ja kohe pidi tulema peremees, et näitab, kuidas telekas tööle käib, et me ei suutnud hakkama saada. Selline väike kööginurk on, kus juures kapid on jumala tühjad, mitte ühtegi nõud ei ole, mitte ainsamat. Vaatame vannituba ka siis, enam tuleb olema. Siin on siis pesemistingimused on olemas, nii et pole häda midagi. Tere hommikust! Meil on siis kätte jõudnud teisipäev, 31. mai ja varsti lähme siis sööma. Siia alla näitan aknast lihtsalt meie vaadet. Siin all on meil restoran, kus me sööma saame minna. Aga näed, kuidas siin tahtsin näidata, kuidas Kiisu tudub. Ta on siin juba tunde ja tunde niimoodi tudunud. Aga varsti lähme sööma ja siis tänane plaan on minna siis Kotoris jalutama ja ümber selle Kotori lahe autoga väike tiirga teha. Aga nüüd jääd isu meile siis. Näitan siis meie hotelli veel korra siin väljas ja siin me siis käisime hommikul söömas ja nüüd siis lähme siis jalutame natukene. Sellised need vanalinna tänavad siin on siis sellised. Aga need on jälle, need kivid on nii ära lihvitud, need on päris libedad. Jaa, vihmaga kujutan ette, mis on libedad. Selline on siis need vanalinna verav siin, põhjaverav on see siin. Sõidame nüüd siis selle ümber Kotori lahe ja praegu on siis mõte minna Perasti linna. Nüüd vaatame sellega, see on siin lähedal asuv väike linnake. Sellised ägedad vaated siis jälle. Huvitav, kas see Kotor, kust meie tuleme, see on see seal või? Sealt kandist tulime ju. Kotor peaks kuskil seal selle otsa peal olema umbes. Otsa peal arvad? Seal otsa peal. Seal otsa peal. Okei, hästi läbi kaamera küll ei näe, aga kus see ots just on, aga ju ta siin kusagil on. Jõudsime siis Perasti linna. Auto saime ära parkida, 6 eurot on terve päeva pilet. Ja nüüd siis saame siin jalutada. Aga siin on 2 saart, mis on
Perastile väga olulised. Ühel saarel asub mingisugune klooster, oli Benediktiini klooster minu meelest, oli jutt. Ja teine, ma arvan, see on see klooster, see on nagu uhkem, vaata see sinise katusega. Et see, mul tuli nüüd meelde midagi, tähendab, see teine saar, see vist on see, kus seal on legend, et kunagi ühed meremehed, kui nad merelt tulid, siis nad leidsid mingi Püha Maarja pildi, mida nad siis väga pühaks pidasid ja et seda siis austada, siis nad otsustasid hakata sellele nagu templi rajada ja siis kohalikud inimesed läksid sellega kaasa ja hakkasid lihtsalt merre ühte kohta kuhjama vanu laevu ja kive ja igasugust sodi ja lõpuks sellest sai selline pinnas, et saigi rajada nagu sellise püha templi siis sellele Püha Maarja pildile. See on ilmselt see siis. Ja teise peal on jah siis mingi munkade Benediktiini klooster. Et selline jutt siis. Aga lähme vaatame veel ringi linna peal. Ta need suveniiriletid olemas, et siis saab magneti endale vaadata pärast ja ongi selline mere ääres siukene. Siin pidi olema mereandide ja kala poolest, et Euroopa parim kala on siis Perastes. Et kui soovid. Selline vana kirik on suur kõrda. Lähme vaatame, kas sisse ka saame. Ma tahtsin näidata, kuidas kiisud siin ikka magavad kõik. Ja seal auto all ja näed, tädid lähevad ka. Kiisud on nunnud, neid on kõik kohad täis. No võtta, ronisime siia üles kellatorni. See, mida ma enne alt näitasin. Andis ikka ronida, 1 euro oli, aga võttis ikka lõtsutama. Aga vaade on seda väärt. Vaata, kui äge terrass ühel on. Näitan neid kellasi ka, mis siin tornis sees on. Öeldi, et neid helistada ei tohi. Anti märku. Siit on need saared veel näha. Ikka päris hästi. Mulle meeldib selle videokaamera zoom, ta ikka nii hästi zoomib. On ka väga äge. Näitame alla tänavale ka. Läht me siis tulime. Perastes sai meil siis käidud ja nüüd siis suundume jälle praami peale. Nii nagu eilegi, et sama praamiga, et sõidame siis üle selle Kotori lahe jälle ja siis käime veel Tivati linnas ära, et vaatame selle linnakese ka üle. Jõudsime siis Tivatisse, sõitsime oma praamisõidud ära ja nüüd siis vaatame, mis siin Tivatis vaadata on või kas üldse midagi on. Et seda me hetkel ei tea. Valmid. Siin auto parkisime ära ja 40 senti tund. Nii et lähme liigume edasi. Nüüd sellised tänavad. Ees on siis Kotori laht paistab jälle. See Tivat pidi olema siis tuntud vana meremeeste ja kaupmeeste linn. Suur jaht on seal. Ja üldiselt ta pidi olema rohkem nagu turismilinnana tuntud nagu kohalike hulgas, et siin nagu väga rahvusvahelist turismi ei ole. Teisalt on siin see Tivati lennujaam, kuhu just nagu tulevad lennukid turistidega ja turistid siis siit lähevad edasi, kes siis Kotori ja kes Budvasse, aga Tivati lennujaamas siis tulevad. Jalakäijate tänavad on siin.
inimesed tivatama. Siin on Montenegro lipp lehvid. Siin rahvas isegi päevitavad ja ujuvad ja nüüd siin. Äge. Aga me vist lähme oma Kotorri tagasi nüüd, et siis aitab. Tuleme siis Kotorrist tagasi ja tulime nüüd siin jalutama linna peal. Siin on mingi katedraal, see peakski olema Kotorri katedraal, sest et siin on hästi palju turiste ka neid vaatamas. Ja siin on mingi vana hoone. Siin on restoranid, inimesed söövad. Ja kiisusi on siin igal pool, näed. Siin tegalamad. See on üks see Kotorri katedraal siis. Mingi vana kellatorn on Kotorri oma. Selline. Siis ongi mingi peaväljak, selline suur peaväljak. Rahvast on palju, turiste on hästi palju. See on siis Kotorri merevärav. Meie käime sisse sealt Põhjaväravast oma hotelli, aga teine vanalinna värav on see siis. See ongi siin mere ääres, Kotorri lahe ääres, sellepärast ta on merevärav. Tulime siis sööma ja mis meil siin on siis grillitud sealiha ja pasta carbonara. Et sellises söögikohas siis kokku koos jookidega kohalik õlu ja vein läks siis 27 €. Aga nüüd siis head isu, hakkame sööma. No kõhud on meil täis, pea on ka veini täis. Ja nüüd siis tulime veel korra jalutama, et natuke allapoole kõike raputada ja jõudsime siia väljaku peale, kus on ka kirik kahe torniga. Ja siin peal on aastaarv 2016. No ma ei tea, kas see aastaarv nüüd seda sümboliseerib, aga et üldiselt Kotorri linn pidi olema Lonely Planeti poolt valitud kõige enam külastamist väärivaks linnaks. Ehk siis, et see on linn, mida 2016 valiti Lonely Planeti poolt, et see on linn, mida tasub kõige rohkem külastada. Ja siin on siis ka kohvikud jälle, seal on vist uks lahti, lähme vaatame, kas me sisse ka saame.